Võtame väiksega vahe intervjuu mängijatelt perioodide vahelt ja hetkel on meie kõrval Nikolai Lenn, Kohtla-Järve Everesti mängija. Küsime talt vene keeles ja siis tõlgime ka eesti keelde kiiresti üle. Et esimene küsimus, et Николай, явно не такое начало, как ожидали для начала матча 6-0 после первого периода. Немного пошли не в ту сторону, проиграли в движении. Наверное, сейчас перейдем на другую тактику, чуть-чуть сменим обороты и, думаю, попробуем закамбэчить и повернуть все в свою сторону. Nikolai arvates, et jah, et algus ei olnud just see kõige parem, et teevad kindlasti väiksed taktikalised muudatused ja püüavad võita neid väikseid lahinguid, mis on jäänud siiamaani Tartu meeskonna kasuks on olnud. Сегодня достаточно, скажем так, короткая скамейка у команды из Кохта-Järve, нехватка игроков. Из-за чего? Травмы, кто-то из Армении приехал, и просто-напросто не хватает игроков. Играем в 4 пары, немного тяжеловато, но что делать? Et hetkel Kohtla-Järve meeskond on ka loomulikult puudutatud koroonaviirusest ja selle tõttu on ka puudu osadest mängijatest. Loomulikult on, kuna me mängime ikkagi sellist pool harrastajate või pool professionaalset liigat, siis on ka mõned mängijad, kes ei saanud kahjuks kas töökohustuste või sõjaväekohustuste tõttu kohale tuua. Вы готовитесь к Балтийскому чемпионату, как бы сказать, Балтийской лиги, которая вам, скажем так, упала на руки, возможно, из-за отказа Нарвы. Какие подготовки делаются от команды Кохта-Järve к этому турниру? Начали отрабатывать новую тактику, так скажем. Только начали. Сегодня, видно, не получилось. Прибавится немного народу. Поработаем над физикой, над движением. Я думаю, будем готовы к турниру. Valmistuvad Kohtla-Järvega loomulikult ka Balti liigaks, tehakse ettevalmistusi ülekaalu mängimisel ja nii edasi, aga ja täna prooviti siis mängu ajal proovitakse ka need kombinatsioonid läbi, aga kahjuks hetkel ei ole midagi välja tulnud. Vaadatakse ka loomulikult välismaa poole, et mängijaid natuke juurde lisada, sest et turniir tundub ilmselgelt väga tugev ja loodavad siis näidata ikkagi Eesti hokitaset ja oota parimad. Спасибо тебе, Николай, и удачи во втором и в третьем периоде. Надеюсь, что все-таки оформите сегодняшний камбэк. Спасибо, да, постараемся. Ja loodame, et siis Kohtla-Järve suudab meid ikkagi täna üllatada ja vormistada tõelise comebacki, et kuigi 6-0 pealt on ikka väga raske tagasi tulla, aga hoki ongi selline mäng, et iial ei tea, et hetkel on 6-0 ja mängu lõpus on juba 7-6 Kohtla-Järve kasuks, et loodame siis, et näeme head hokilahingut edasi.